if you could soldier on, headstrong to the storm, I'll be here waiting on you. The sun, don't look back, the road is long, the first days of the war gone, and take back the former throne and turn the tide. See siis Päiksesära rannik või üks osa sellest seal põhja pool, kus on siis rohkem tsivilisatsiooni, see on vist mingi põhirand, nagu inimeste hulgast näha. Päikest jälle ei sära, aga nime poolest on ta siis Päiksesära rannik. See on mingid sellised vulkaani jäänused jällegi. Helikopter harjutab seal merel. Eemalt paistab siis mingisugune saar ja mingisugune küngas ja mis ma ikka oskan öelda. Jällegi mingil määral mingisugune puhkuseala, aga üldsegi mitte nii suur ja populaarne nagu Gold Coast, see siis Kuldne rannik. Parkisin sinna väga vildakalt, aga ei rullu, Seal on vist see majakas, kus ma eile tegin. Valjukana. Nagu ikka seal subtroopikas või pooltroopikas tuli näiliselt ei kusagilt hulk päiksepilvi ja jällegi McDonald's ees sain ma neid ka jälgida. Tookord on täiesti üle vihma. Tuuled muutusid üsna vingeks, nagu võib-olla siit valmide okstest ja muude okstest näha on ja kiiresti liikuvast pilvedest. Ja muidu oli ka see mõnus, sellepärast et minekord palavusin. Päikest ees ära, ilm on mõnusalt jahe, 27-28 kraadi. Aga siin on Noosa Heads ja sarnane Byron Bay'le selline veits rohkem suuremad mäed ja commercial, aga siiski väike suki ja rannaline linnukene. Come on, bird. Sellele linnule meeldib ka rukkileid, nagu näha. Linnud on äärmiselt vaprad. Ei karda üldse, tulevad ligi 40 sentimeetri kaugusele ja söövad purud laua pealt ära. Aga jäin lähedalt filmimiseks veits hiljaks. Nagu siit eelnevatest videostest ja sellestki näha on, siis Noosasse jõudes uurisin asja, käisin seal rahvuspargis, sõin seal lõunat, kui ma ei eksi, see linnukese juures. Ja siin siis käisin jõe suudmudes ära, et see on päris selline paradiisi moodi koht, ilusa mõnusa liivaga ja seal jões vist käisin isegi ujumas ära. Ma ei mäletagi, kas see oli samal õhtul või mõni aeg hiljem, aga istusin siis seal internetis ühes ägedas baaris, kui järsku tabas siis jällegi suur tormituul ja tohutu paluvihm. Mul oli täiesti vaikselt kohast nii järsku, et ma ei jõudnud õigel ajal telefoni käima, et seda näidata, ega ma ei lindistanud seda ette. Aga siin on siis näha, kuidas inimesed tulevad väljast sisse ja paljud siis enam jooksid selle peale, kui see pihta hakkas, et tõesti tuli ei
rustik ei mahti ära korjata päikesepargile ingliskeeline ütlus, et every cloud has a silver lining ehk siis igal mustal pilvel on hõbeda näär ja täpselt nii ongi. Kui nüüd täiesti aus olla, siis ma ei olegi kindel, mida ma siin filmida üritasin, aga pärast välja vaadata, et üleüldist seda Noosa vibe'i teatud moodi majad natuke toetavad meelde võib-olla teiselt poolt on jällegi väga sellised kastid, mida on erikalikud kitsad kastid ja eriti seda nii-öelda elu ja seda üldiselt. Aga jah, võib-olla millegi teisele see nii palju põnevust on lahti, aga varsti tuli minna tööle. Kuna irrigatsioonitöö jälle viibib 7 päeva asemel siis 3-7 päeva veel ekstra, siis sain ühe väikese töö otsa, milleks on siis laboring ehk siis lihttöö ehitustel. Ja siis irrigatsiooni ülemus teeb seda selleks, et oma irrigatsioonipoisse tegusana ja raakana hoida, et nad ära ei läheks. Aga töö on lihtne. Harjaga need mustad põrandad puhtaks ja mopiga üle ja järgmine maja. Tund aega läheb maja peale. Umbes 50 minutit väikeste ühekorrusteliste peale. Tund 15, tund 10, 70 minutit suurte peale. Kahekorrusteliste peale nagu see. Siis teine korrus on 2 vannitoaga ühe vetsuga. Ja väga odavalt ehitatud majad on väga prosta värk. Aga töö on töö, $20 tunnis ja vaikselt kuuleme muusikat ja harjame. See on siis põrand enne. Ja see on siis pärast kerget pühkimist ja moppimist. Ega see täiesti puhas ei peagi olema, et eesmärgiks on lihtsalt suurem tolm ja sodi ära puhastada, et ta oleks natukenegi puhtam üle andmisel see koht, et niikuinii käivad üle siin spetsiaalkoristajad sellest ja eemaldavad kõik pahtli ja plöga, mis niisama maha ei tule lihtsalt. Siin siis sama jõe suve tõusuvee ehk siis high tide'i ajal ja on näha, et see liiva äär siis on vee all, aga mõnus oli seal hängida ka siis. Ja loomulikult tegin siis grilli peal süüa nagu ikka, vahest ka nii-öelda suuremaid tükke, kõrvitsat ja muud värki, tomatit. Ja Noosa jõe ääres chillida oli väga-väga mõnus sellistel päevastel pealelõunastel aegadel. Jällegi ajutine töö, siis labor hire'i töö ja
valatakse betooni täiesti ilusatele korvpalliväljakutele. Tegelikult justkui need uuendamist ei vaja, aga riigile on vaja raha kuskile panna järgmises osariigile, järgmist eelarvest ka saada või mis iganes kujul see asi jälle toimib, aga 1,2 miljonit täiesti okeid, täiesti ilusad korvpalliväljakud katta uue betooniga täiesti mõttetu. Mina saan $20 tunnis selle eest, et käin siin ringi, korjan prahti, katan betooni musta kilega ja teibin selle kinni ja praegusel juhul siis panen neid silte siia üles. Aga raha on raha ja siis et igav ja mõttetu, aga seda tuleb teha. Võib-olla nädal lõpuni teen veel seda, ehk siis kokku võib-olla 6 päeva koos eelmise reediga. Ja siis on aeg irrigatsiooni tegema minna. Olen jällegi teel siis sinna Tyran bändi kanti irrigatsioonitööle. Ja siin on mõni ilusam koht tee peal, kus mõtlesin peatuda. Metsanukk on päris kena ja siis nagu siin ennem ka juba näha oli, siis lihtsalt mingi taamine kaamleid on siin põllu peal. Teisel pool on väiksed viljapõllud. Ei midagi erilist, lihtsalt mingisugune viljapõld, mis on juba koristatud. Siin vist nad saavad 3 saaki vilja aastas, või siin 4, päris kove värk. Aga nüüd on aeg see samune põis kuivaks lasta ja edasi teele asma. See konkreetne sillake tegelikult oli nii-öelda sama ojakese ületuse teine sild ja üks tulevane video näitab siin ka kuidas hilis suvistel kõrgvetel siis selle suurema silla pealt läbi sõita. Teisi siis puudutab peaaegu silla põhja, ütleme nii seal. See väiksem silt tol ajal ilmselt on täiesti vee alla jäänud. No nii, Coffee Stationi kõrval sõidame. Eelmine kord panin auto külge selle samuse GoPro ja filmisin, aga see klipp oli nii suur, et seda vist ei õnnestu downloada. Seega nüüd on õige aeg käsi hakkas välja pista ja näidata, kui suur see station tegelikult on. Kabi Cotton Station on siis eri farmidest koosnev siis, station, eesti keeli ma ei teagi, mis ta on. Ta on ligi 65 kilomeetrit pikk siis Kirdest Edelasse ja ta on 15 kilomeetrit lai ja siin ma sõidan 24 kilomeetrit pika sirge tee peal, mis on valli peal. Vasakul on näha siis kraav, mille taga viljapõld ja paremal flood plains ehk siis tasandikud, kuhu siis üleujutuste ohus üleliignev vesi tammidest juhitakse ja sealt ta siis lõpuks ära jälle loodusesse voolab. Niimoodi need põllud lähevad kilomeetrite viisi. Teisel pool on näha siis see ala, missugune see ennem oli, enne kui põllud ja tammid siia tulid. Et võib-olla jäi peale ka see kraav, mis siin kõrval on. Järgmises osas teen käega imelikke liigutusi, sõidan ilma särgita, saan lennukiga peaaegu vastu pead ja laenan oma surfilauda.